Tere varahommikut! Kätte on jõudnud 2. september ja meie oleme Kivilinna kooli ees. Täna on meil 2 aktust. 10. ja 11. aktus on Väikeste maja ees kell 10. Pärast seda on 12. aktus ja 1. klassi aktus kell 2 Väikeste majas. Meie kool on teine kool suuruselt Eestis ja meil on 2 koolimaja. Varsti suundumegi kella 2 aktusele, et näha uusi 1. klassi õpilasi ja küsitleda meie armsaid 12. Kuju on 0 ja mu närvid on läbi, Ibitsale sõita vaid tahaksin nüüd. Füüsikatundi jälle tuletab meelde, tarkuse hambad ei aita mind. Oodates veel, millal saabub kord reede, sest olen sündinud pidude jaoks. Suve meenutas see, siis kui garderoobis salaja mind suudesid. Ütle kallis, kas see ongi suve lõpp ja talv on käes. On meist igaüks killuke loodust. Mere ääres on lapike maa. Kliima Eestimaal pole just soodus. Õige heitlik ja karm on ta laad. Suve ootuses kivises linnas möödub sajune sügis ja talv. Soojad villased hilbud on hinnas ja kollane vietamisall. Direktorgi naeratab siiralt, sest juhtida kooli on hää. Tragid lapsed ja õpetajad töökad, tarku mõtteid neil pungil on päed. Sellel aastal alustab Kivilinna gümnaasiumist õppimist 1438 õpilast ja vaadake enda ümber, nad on peaaegu kõik täna siin. Meil on tõsiselt suur koolipere ja me oleme ikka endiselt Eestis 2. kohal suuruselt, mis on tegelikkuses päris uhke tunne. Aga et sellises suures koolis kõik kenasti sujuks, siis loomulikult me peame suhtuma üksteisesse väga hoolivalt. Ja sellel aastal teeme nii, et me kõik mõtlemegi selle peale, et nii õpetajad kui õpilased, me kõik märkaksime enda kõrval kaaslasi. Et me suhtuksime üksteisesse lugupidavalt, et me õpiksime jagama oma rõõme ja muresid ja hoiaksime kokku. Väga tublid, nii ilusti oskate tere öelda. Teil on juba üks väga oluline õppetund selja taga. See, kui sa oskad tere öelda, siis oled sa elus juba midagi väga tähtsat selgeks õppinud. One morning the sun didn't shine into my Chevrolet. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu maailm. Sellel hetkel, kus teiega tahan olla koos ja teha üks naim. Lõikem aegu kohale tulla, pole tarvis pruugida su, kui me lihtsalt üksteise jaoks
Tere, me oleme siin täna meie Tartu abilinnapeaga proua Tiia Teppan. Ja meie küsime talt, kõigepealt me soovime ilusat uust päevast algust teile ja meile kõigile. Ja küsiks, palju siis laps on see aasta oodata ja koolidesse. Tartu on meil väga selline atraktiivne linn, et siia tahetakse haridust saama tulla alates esimesest klassist ja väga selliseks kirjuks läheb seltskond gümnaasiumidesse. Aga Tartus 1100 õpilast sellel aastal asub esimese klassi koolipinkidesse ja 970 last on kuskil gümnaasiumidesse astumas ja siinkohal peab alati ütlema, et need ei ole puhtalt meie põhikooli lõpetajad ainult Tartu linnast, vaid 120-130 last tuleb üle Eesti circa 80-90 erinevast koolist. Nii et me igal sügisel toome Tartusse tänu oma haridussüsteemile päris palju uusi noori siia elama ja õppima. Kas see aasta on ka mingeid suuremaid muudatusi õppetöös? Õppetöös on meil suund võetud haridusosakonnas, et hakkame juurutama kujundavat hindamist, et ei ole selline 4, 5, 3, 2 ja puudulik 1, vaid tegelikult tahame, et laps saaks oma arengust natuke pikemat seletust ja lapsevanem selle järgi ka suunata oma laste õpinguid, et see kujundav hindamine on põhikooli astmes kindlasti üks märksõna, aga koolide üldises võrgustikus võib-olla on kõige tähtsam muudatus, mis puudutab ka Kivilinna gümnaasiumit, et järgmisel aastal alustab siis teie gümnaasiumi majas uus gümnaasium, ehk siis kommertsgümnaasiumite kaardi ja Kivilinna baasil luuakse täiesti uus gümnaasium. Ja see maja, kus me täna siin oleme, Kivilinna põhikoolihoone jääb siis põhikooliks. Nii et see on ikkagi väga oluline suur samm ja see on kolmas etapp Tartu koolivõrgu muudatustes ja viimane etapp on see, kui avame 2015. 1. september täiesti uue gümnaasiumi, Tamme gümnaasiumi baasil ja seal on juba riik kõla alla pannud 7 miljoni euroga ja renoveeritakse täiesti uus koolihoone gümnaasiumi õpilastele. Nii et need tänased väiksed Kivilinna lapsed saavad tulevikus gümnaasiumi valida 5 väga kenasti korda tehtud gümnaasiumi vahel Tartu linnas. Üks küsimus veel, mis tulemusi te sellest õppeaastast ootate? Tulemusi tahaks loota, et õpilased ise väärtustavad õppimist ja see tulemus riigieksami pallidena kajastuks, nagu alati spordis öeldakse, et tänane tulemus peab olema natuke parem kui eilne, et siis need riigieksami tulemused oleksid head. Me teame, et Tartu linna väärtustatakse pahatihti ainult Treffneri ja võib-olla mingi eliitkoolide põhjal, aga tegelikult Tartu linna keskmiselt kõikide koolide tulemused on ikkagi väga hea ja nendega võib rahul olla, aga lapsed ise peavad pingutama rohkem, sest uksed ja võimalused on niivõrd erinevad, niivõrd ahvatlevad, ütleksin, et see hea õpiedukus avab rohkemaid võimalusi, nii et edu lastele ja see on individuaalne, mina plaane ja numbreid ette ei pane, see peaks tulema lastele endal õpilaste sisemine soov, tahtmine paremaid tulemusi saada, et siis endal ka elukutse valikus laiemaid võimalusi võimaldada. Suur tänu teile ja ilusat õppeaastat meile kõigile! Teile ka! Tänaseks on saade läbi. Kohtume juba järgmises saates. Füüsikatundi jälle tuletab meelde.